tulemast armastusest inspireerituna YouTube'i kanalisse ja täna me teeme mustika-tatli smuuti, milles me kasutame banaani, mustikat, tatlit, kaerahelbeid, kaerapiima, kanepiseemneid ja ashwagandha pulbrit. Me paneme need kõik asjad blendrisse, segame kokku ja siis sellest saabki üks hea hommikusöök või pärastlõunane snäkk. Kõigepealt me paneme blendrisse vedeliku. See aitab blendril paremini ringi käia. Järgmisena me paneme oma smuuti sisse banaani. Banaaniga on hea, kui ta on selline natukene küpse, ehk siis ta tekitab sükse mõnusa magususe siia smuutisse. Järgmisena me lisame tatlid, mis on ka meie e-poes olemas. Nad on sellised hästi mõnusad, mahlased ja maitsvad. Järgmisena me lisame mustikad. Eriti hea on, kui on värske mustikahooaeg, aga kui on ka külmutatud mustikad, siis see sobib ideaalselt. Lisame kanepiseemned, mis on ülihea valguallikas. Ehk siis need võib igasse smuutisse alati lisada ja seda saab ka meie e-poest osta. Kiudaineteks me paneme kaerahelbeid ja see tekib ka sellist täiskõhutunnet, mis on eriti hea hommikusmuuti puhul. Järgmisena me lisame ashwagandha pulbri, mis on selline uuemat laadi superfoodi pulber. See on eriti hea lihaste taastumiseks või üldise stressi maandamiseks. Nüüd paneme kõik blendrisse ja ma arvan, et 30 sekundit kuni 1 minut on üks paras aeg selle kõige kokkusegamiseks. Ja ongi meie imeline mustika-tatli smuuti valmis.